Mäletan, kui 2024 aasta alguses olin oma perearsti juures. Rääkisin talle, kuidas mulle tekitab muret, et vahepeal tekib mul olukordi ka keset tööd, kus on füüsiliselt väga raske hingata. Ja läheb päris tükk aega enne, kui normaalne hingamine taastub. Arst küsis täiendavaid küsimusi ja saatis mind lisauuringutele. Ning tulemus oli see, et sain diagnoosiks astma. Selle kuulmine oli minu jaoks nagu äratuskell. Eriti kuna olen oma peres lähedalt näinud, mida see haigus raskemal kujul võib tähendada. Haiguse avaldumise põhjuseid guugeldades sain väga hästi aru, miks see just nüüd oli hakanud avalduma. Pikaajaline stress ja hingamisruumi puudumine mu elus olid tekitanud olukorra, kus hing ei olnud mul kinni mitte enam ainult metafoorilises tähenduses, vaid ka juba sõna otseses mõttes. Mulle jõudis järsku kohale, et ma pean midagi oma elus päriselt muutma ja õppima arvestama iseenda vajaduste ja ka piirangutega. Kui muul viisil ikka ise aru ei saanud oma piiridest, siis Jumal pidi laskma tulla selle äratuskella, mis paneks mind tõsisemalt võtma. Seda, et pean muutusi tegema oma elus. Kuidas on sinu elus? Kas sa oled kunagi tundnud, et annad rohkem, kui tegelikult jaksad? Või et teed midagi ainult selle pärast, et ei suuda lihtsalt ei öelda? Mina olen Johanna Rosenvald, üks 3D koguduse juhtidest. Täna alustame me uue jutuse seeriaga, milleks on vaimselt tervislik elu ja jüngerlus. Ning tänane teema, mille kohta mõtteid jagan, on piirid kui Jumala and. Möödunud poolaastal lugesime 3D koguduse juhtidega Peter Scazzero raamatut Emotsionaalselt terve jüngerlus. See raamat väga kõnetas mind ja ka alanud jutuse seeria teema ja ka minu tänased mõtted on suuresti sellest raamatust inspireeritud. Üks vaimselt ja emotsionaalselt terve jüngerluse põhitunnus on piiride sügav teoloogiline ja praktiline mõistmine. Ilma selleta kahjustame tõsiselt oma võimet armastada pikas perspektiivis Jumalat, iseennast ja teisi. Eluterved piirid on olulised igas eluvaldkonnas. Töökohal, paarisuhtes, lapsevanemaks olemisel, sõprussuhetes ja ka vaimulikus teenimises. Vaatame täna lähemalt kõigepealt, kuidas piirid on sügavalt vaimulik teema. Teiseks, millised on need piirid, mida aktsepteerida ja millised need, millest läbi murda. Ja kolmandaks, piirid kui Jumala õnnistus ja kingitus. Kõigepealt see, et piirid on sügavalt vaimulik teema. Piiridele alistudes tunnistan, et mina pole Jumal. On ainult üks Jumal ja meie ei ole Jumalad. Selle asemel aktsepteerime, et oleme Jumala loodud ja alistume sellele reaalsusele, et maailma juhib ainult tema ja et meie oleme temast parimas mõttes sõltuvad. See, kuidas otsustame oma piire mõista ja neile reageerida, mõjutab oluliselt meie suhet Jumalaga. See on nii põhimõtteline asi, et saatan pani piiride rikkumise oma strateegia sihtmärgiks juba täitsa algusest peale. Kui avame Piibli esimesed leheküljed, saame sealt lugeda, kuidas Aadama ja Eeva algne patt oli trotsida Jumala seatud piire. Mõtleme korra selle üle. Jumal andis Aadamale ja Eevale Eedeni aias tohutu vabaduse. Nad võisid nautida oma tööd ja saavutusi. Siis aga ilma mingite selgitusteta seadis Jumal piiri. Loeme esimese Moosese 2. peatükist. Ja issand Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aiapuudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surema. See ei olnud mingi suvaline piirang. Keset aeda seisev hea ja kurja tundmise puu seadis nad silmitsi Jumala autoriteediga. Jumal soovis, et Aadam ja Eeva usaldaksid ja alistuksid tema headusele ja armastusele. Nad pidid kummardama Jumala korralduse ees, millest nad päriselt aru ei saanud.
Seda teades lõi saatan kiusatuse ületada Jumala seatud piiri ja veenda Aadamat ja Eevat, et Jumal pole lõpuks üldsegi hea. Et tegelikult näitab Jumala seatud piir hoopis tema kadedust, mitte armastust. 1. Moosese 3. peatükist saame lugeda. Ja madu ütles naisele, te ei sure, kindlasti mitte. Aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Niisiis, selle asemel, et mõista ja omaks võtta Jumala piirang, hakkasid Aadam ja Eeva hoopis arvama, et võib-olla Jumal hoiab nendest midagi head tagasi. Nad allusid kurja kiusatusele ja otsustasid olla nagu Jumal, olla piirideta. Nende valitud tagajärjed on ka meie osaks tänaseni. Kui me vaatame Jeesuse elu, siis näeme tema eeskujust, et kuigi ta oli ühtaegu täielikult inimene ja samal ajal täielikult Jumal, arvestas ta väga selgelt oma taevase isa antud piiridega oma 3-aastase teenimistöö jooksul. Ta valis endale kõige lähemateks jüngriteks ainult 12 inimest ja kõige lähemaks tuumikuks 3, mis tähendab, et kindlasti oli neid, kes olid pettunud, et neid ei valitud. Ta ei tervendanud kõiki haigeid ega seestunud inimesi, kes Iisraeli aladel elasid. Ja Markuse evangeeliumist leiame väga kõneka näite piiridest ja sellest, kuidas Jeesus võtab teadlikult aega palveks ja puhkuseks, kuigi inimesed teda samal ajal vajavad ja ootavad. Ja varahommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele ning leidsid ta ja nad ütlesid talle, kõik otsivad sind. Tema aga ütles neile, läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud. Näeme siit esiteks, et Jeesus prioritiseeris palvet, isegi kui rahva hulgad teda ootasid ja nõudsid. Ta teadis, et vajab aega üksinduses, et olla isa lähedal ja laadida oma vaimseid patareisid. Teiseks, inimesed otsisid teda aktiivselt, sest neil olid erinevad vajadusi. Haiged, vaevatud, abivajajad, aga Jeesus ei reageerinud kohe nende ootustele, vaid jäi keskendunuks oma isa tahtele. Kolmandaks, Jeesus ütleb ei rahvahulga nõudmistele, et öelda jah oma kutsumusele ja isa plaanile, mis tolles hetkes oli hoopis minna mujale, mitte jääda mugavustsooni või rahvahulkade ootustesse. Ma usun, et paljudel meist, kaasa arvatud minul, endal on tugev soov vastata teiste ootustele. Jeesus oma eeskujuga näitab meile, et me ei peaks püüdma olla kõigi meele järgi, vaid püsima osaduses taevase isaga ja tundma ära tema tahte olukordade jaoks. Ja olukordades, kus tunned, et su põhivajadused on katmata, ongi suure tõenäosusega kõige mõistlikum esmalt nendega tegeleda. Et üldse oleks jõudu, et teisi jätkusuutlikult teenida. Võib-olla vajad lihtsalt jalutuskäiku värskes õhus, tervislikku kõhutäit või korralikku ööund või just vaba päeva hingamiseks ja laadimiseks. Rääkisin teile, et piirid on vaimulik teema. Kuid nüüd ma tahan teemat natuke laiendada sellega, et on olemas 2 sorti piire ja on väga oluline vahet teha, millist tüüpi piiriga parasjagu tegemist on. Peter Scazzero kirjutab oma raamatus Emotsionaalselt terve jüngerlus, et piirangute anni vastuvõtmine nõuab regulaarselt 2 peamise küsimuse küsimust. Kõigepealt, milliseid piire ma pean aktsepteerima, kui Jumala kutset teda usaldada ja rõõmuga neile alluma. Ja teiseks, milliseid piire kutsub Jumal mind usus ületama, et teised võiksid teda tunda ja mina võiksin muutuda selleks, kelleks Jumal mind on kutsunud. Ehk siis esimene tüüp piire on need, mida aktsepteerida ja tunnustada, kui Jumala andi ja neile alluda. Ja teist tüüpi piirid on teist liiki Jumala and, mida ta kasutab oma väe ilmutamiseks ja imede tegemiseks. Näiteks kui palvetame haigete eest ja nad saavad terveks või muud palvevastused, mille kohta ütleme, et see oli ime.
ja mis ületavad inimsuutlikkuse piire. Selliste piiride ületamise tulemusena meie teenimistöö laieneb, igapäevane elu muutub lihtsamaks ja Jumala nimi saab sealjuures austatud. Piiblis näeme paljusid lugusid, kus Jumal kutsub oma sulaseid ületama oma piiranguid üleloomulikel viisidel. Näiteks Jeesuse 12 jüngrit ei olnud keegi kõrgelt haritud, loomupäraselt andekad ega tihedate sotsiaalsete võrgustikega. Neil ei olnud eelnevat juhtimiskogemust, mis oleks neid ette valmistanud juhtima inimkonna ajaloo kõige tähtsamat liikumist. Jumal kasutas neid erakordsel viisil, kui nad ületasid usu läbi oma piire. Ka oma enda elus olen korduvalt olnud sellistes olukordades, kus tunnen lihtsalt, et I don't have what it takes. Aga Jumala kutse on olnud nii selge, et olen astunud usus välja ja need olukorrad on saanud väga suureks julgustuseks ja kinnituseks mulle, kuidas Jumal varustab üleloomulikult. Teiselt poolt aga ma elasin palju aastaid uskumusega, et ma olen kutsutud Jumala abiga piire ületama, samal ajal aga oli mul väga raske mõtestada ja aktsepteerida, et on olemas ka need esimest tüüpi piirid või piirangud, mida peaks lihtsalt aktsepteerima kui Jumala andi ja õnnistust. Kuna kultuur, milles elame, innustab meid tegema rohkem ja olema rohkem, siis seda olulisem on tegelikult see kontrakultuuriline tõde, et on vajalik aktsepteerida inimeseks olemise piire, mille Jumal on seadnud. Tegelikult see puudutab ka ju meie Jumala vastu mässamise juuri, täpselt nagu Eedeni aias Aadama ja Eeva puhul. Et mõista Jumala tahet meile seatud piiridega seoses, peame kõigepealt mõtlema sellele, milline on meie enda ainulaadne piir. Toon mõned näited selle kohta. Näiteks, milline on sinu isikupära ja temperamendi piirid? Kas sa oled ekstravert või introvert? Kas sa oled spontaanne ja loov või hoopis süsteemne ja korrastatud? Või millised on sinu praeguse eluperioodi piirid? Koguja õpetab meile, et igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Sinu praegune eluperiood on samuti Jumala seatud piir. On aegu intensiivseks õppimiseks, on aegu, mil väiksed lapsed vajavad sind kodus, on aegu, mil lähed läbi perioodis, kus väga suured füüsilised või emotsionaalsed väljakutsed on su elus. Võib-olla on rahalise kitsikuse aegu või rahalise külluse aegu ja on ka neid aegu, kui oled oma aktiivsuse ja panustamisvõimekuse kõrgpunktis. Siis ka näiteks, millised on sinu abielu või vallalise elu piirid. Kui sa oled abielus, siis on see piirang. Kui sa oled vallaline, siis on see teistsugune piirang. Abielus olles minu ajakava ja valikud ei mõjuta ainult mind ennast, vaid vastutan sellega ka oma abikaasa ja pere eest. Või ka, millised piirangud seab sinu vanus või sinu tervis? Nende küsimuste loeteluga võiks veel jätkata, aga jätan nüüd sulle endale edasi mõtlemiseks ja tahan sind kutsuda veel edasi kaasa mõtlema piiridest kui Jumala õnnistustest ja kingitusest. Nii et piirid kui Jumala õnnistus ja kingitus. Need on sageli Jumala otse kui peidetud kingitused. Meie näeme ühel ajahetkel ainult väikest osa Jumala plaanist. Jesaja 55:9 ütleb, sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Samal ajal see, mida Jumal teeb meie piirangutes ja nende kaudu, on enam, kui me eales oma jõuga suudaksime saavutada. Mäletan perioodi enda elus, kui mu mõnekuune poeg Noa üldse magada ei tahtnud. Õhtuti võisin teda nutusaatel magama panna 5 tundi järjest ja ikkagi oli keskmine aeg, mil ta ööunne jäi kell 3 öösel. Lisaks oli mul kodus 2-aastane vanem laps, kes oli
emotsionaalselt pidevalt liimist lahti, sest ei suutnud leppida sellega, et perre oli saabunud väike vend. Päevad olid väsitavad ja ööd olid väsitavad. Kõige selle keskel oli mul väga raske aru saada sellest, miks piibel räägib sellest, et lapsed on Jumala õnnistus. Magamatus ja emotsionaalne kurnatus tõid esile minu sees asju, millega oli raske silmitsi seista. Kui ma muidu arvasin, et ma olen inimene, kes saab asjadega hakkama ja suudab palju kanda, siis ühtäkki avastasin, et mul on kohati isegi endaga raske hakkama saada, rääkimata laste lõputute vajaduste täitmisest. Selles perioodis kogesin rohkem kui kunagi varem hetki, kus ma jõudsin iseenda lõppu. Et ma lihtsalt ei suuda ja ei saa ja ei oska. Aga kõige selle keskel avastasin enda jaoks sügavamalt kui eales varem, et kui ma jõuan iseenda lõppu, siis olen jõudnud Jumala algusesse. Kohas, kus ma ei saa loota enam iseenda jõule ja võimetele, siis sageli alles see on koht, kus Jumal saab tõeliselt mu südant ja motiive sügavamal tasandil muuta ja puhastada. Kohas, kus minu võimete piir oli kätte jõudnud, sai Jumal läbi katsuda minu usku ning samas kogeda anda oma armastust ja headust täiesti uuel viisil, väga palju sügavamal viisil. Jumal ei muuda alati kohe kõiki meie keerulisi olukordi lihtsamaks, mis ei tähenda, et ta ei hooliks, vaid vastupidi, ta hoolib meist nii väga, et ta tahab anda meile palju rohkemat kui lihtsalt mugav elu. Ta tahab meile kinkida elu, mis on ülirohke, eelkõige selle läbi, et ta kasvatab meid sügavasse osadusse tema endaga. Piiblis Jesaja 45. peatükis on kirjakoht, mis ütleb, ma annan sulle pimeduse varjust varandusi ja peidupaikadest aardeid, selleks, et sa teaksid, et see olen mina, Issand, Iisraeli Jumal, kes sind on kutsunud nimepidi. Jumal kasutas minu elus seda keerulist perioodi, et anda tugevamat usaldust tema suhtes, suuremat ilmutust temast ja sügavamat kutsumist, mis ei oleks nii palju sõltuv minu enda tegemistest või tegemata jätmistest, vaid hoopis tema armastusest ja kõikväälisusest. Tulles nüüd tagasi selle loo juurde, mida ma tänase kõne alguses jagasin, astma diagnoosi saamisest, siis see ei ole mingi eeskujulik näide sellest, kuidas me oleme kutsutud koos Jumalaga elama, vaid vastupidi. Pigem hoiatus, et teie samamoodi ei teeks. Paljudes olukordades on väga palju tegelikult ka meie enda kätes muuta. Seada tervislikke piire nii oma töödes ja tegemistes kui suhetes. Jumal ei oota meid kunagi rohkemat, kui me suudame kanda. Ja ta päriselt tahab meile parimat. Õnneks Jumal on olnud minuga kannatlik ja armuline. Ja tänu Jumalale pärast mõned kuud kestnud ravikuuri läbitegemist ja oma elus ka mingite praktiliste korrektuuride tegemist olen saanud elada praegu tervena. Tahan täna lõpetada selle sõnumiga, et piirid on Jumala armastuse kingitus, aga veelgi enam. Jeesus ise tuli meie piiratuse ja nõrkuse keskele, kandis ristil meie patud ja piiratuse tagajärjed ning üles tõusmise läbi näitas, et tema on issand ka nende üle. Me ei pea ise rabelema selle nimel, et oma piire õigustada või neid eitada. Me võime usaldada Jeesust, kes ütleb, see on lõpetatud. Tema töö on valmis. Jeesuse läbi võime me kogeda tõelist hingamist, sest tema on see, kes on lõhkunud ära patu ja surmapiiri ja avanud tee ellu, kus Jumala arm on meile iga päev uus. Võib-olla oled täna selles kohas, kus tunned end lõhki rebituna. Sa annad rohkem, kui suudad ja sa ei näe lahendust. Tea, et Jeesus kutsub sind enda juurde. Ta teab, mida tähendab olla piiratud, olla väsinud, olla hüljatud, sest ta ise on seda kõike kogenud ristil. Jeesuse ülestõusmise vägi võib anda ka sinule jõu, mida sul inimlikult kusagilt võtta ei oleks. Seega, kui võtame vastu oma inimlikud piirid, tunnistame sellega, et vajame päästjat,
Jeesus ütleb, mina olen tee ja tõde ja elu. Temas leiame me tõelise vabaduse, ka oma piirides elades.